Nii Jaanus, ega tegelikult ongi meil ju enne pühasid viimane saade ja meie selle hooaja viimane saade ja kindlustusfirmalt ka kindlasti mõned head sõnad jaanipäevaks kaasa, aga üks konkreetne küsimus, millega meie televaataja kimpus on kahjukäsitlus. Esiteks on see, et tema auto sõitis, ta ise sõitis teisele juhile tagant sisse autoga ja nüüd on vaja auto korda saada, aga kui ta remondifirmsse läks, siis öeldi talle, et enne juuli lõppu ei saa midagi toimuma, kuna kõik on puhkusel ja aega läheb kaua, aga inimene ilma autota täitsa hädas, mis nüüd saab? Jah, et tegelikult suvi on küll selline aeg, et kahjukäsitlus ei pruugi minna nii kiiresti, kui ta läheb seda mõnel muul hooajal. Aga seal on lahendus väga lihtne, et iseenesest kui kliendil on valitud asendusauto kate ja tema on siis kahju põhjustaja ja tal on olemas ka kaskokindlustus, siis on tal õigus küsida seda asendusautot juhul, kui tema sõiduk ei ole liikumisvõimeline ja siis olenevad kindlustustingimustest väljastatakse talle see asendusauto selleks ajaks. Kas inimesed oskavad seda üldse vaadata oma lepingute puhul? Tegelikult tahetakse ju saada kohe kõige odavamat hinda endale kasko või tavakindlustuse puhul ja ega nad ei oskagi vaadata, kas seal on asendusauto sees või mingi muud hea tingimus. No nii ta üldiselt kipub olema, et esimene motivaator inimesel kaskokindlustuse sõlmimisel on ikkagi hind ja meil kahjuks päris palju kahjukäsitluse käigus hiljem selgub, et kliendil ei olegi valitud asendusauto katet. Ja siis ei olegi muud, kui kliendid tuleb lihtsalt loota, et sõiduk võimalikult kiiresti remonditakse. Aga siin suvisel ajal, eriti kui remondiettevõtetes ka keretööde meistrid ja muud luksepad puhata tahavad, võib tekkida see olukord, et isegi kui kindlustusselts suudab normaalse ajaga läbi vaadata kahjujuhtumi, väljastada garantiikirja ning põhimõtteliselt jääda ootama arvet, siis see arve võib tulla lihtsalt päris pika aja jooksul, kuna remondiettevõte ei pruugi suuta seda sõidukit õigeaegselt remontida. Ning kogu selle aja tuleb siis kliendil põhimõtteliselt ise leida mingi transpordivahend, millega liikuda. Aga tegelikult on inimestel õigus minna siis, kui ta ühes remondifirmas öeldakse, et 6 aega võid ootama, minna teise, võtta sealt väike ajapakkumine ja edasi, või kuidas? Just, et kliendil on õigus meie partnerite hulgast valida ise ettevõtted, kuhu ta pöörduda soovib ning kui selgub tõesti, et ühel ettevõttel on järjekord 6 aega, kuid mõnel teisel ettevõttel on see järjekord oluliselt väiksem, siis juhul, kui seal hinnapakkumiste summades väga suurt vahet ei ole, siis saab kindlustus muidugi aktsepteerida ka seda teise ettevõtte hinnapakkumist. Siis ei ole probleemi, kas on ühe hinnapakkumine 10 eurot kallim või odavam? Ei, probleem ei teki seal ei 10 ega ka tõenäoliselt 100 euros, vaid probleem tekib näiteks sellistel juhtudel, kui üks remondiettevõte teostab samad tööd 1000 euroga ja teine küsib 2000 eurot samade väljavahetatavate varuosade ja teostatavate tööde eest. Et kindlustusselts ikkagi aktsepteerib põhjendatud ja mõistlikke kulutusi ning antud juhul täpselt samasuguste tööde ja kasutatavate varuosade juures on ikkagi põhjendatud ja mõistlik odavam hinnapakkumine. Kuulge, aga nüüd järgmine nädal, jaanipäev, juhtub niimoodi, et jaanipäeval sõidab keegi mulle tagant sisse. Mis siis saama hakkab, kõik ju puhkavad? Kindlustusselts ja eriti meie teeme tööd 24/7, et meie esindajad on valmis nii sündmuskohale kui ka kliendiga kohtumisele sõitma 24/7, et sellest piisab ainult sellest, kui helistada meile numbrile 1526 ja teavitada meid sellest kahjust ja edasi juhendatakse juba klienti vastavalt ning tõesti tullakse siis vajadusel sündmuskohale õnnetust vormistama, kui ka muid tegevusi tegema, et kui sõiduk näiteks ei ole liikumisvõimeline, siis pukseeritakse sõiduk remondiettevõttesse ja nii edasi. Ja juhul, kui sõidukil on näiteks valitud ka PZU kaskokindlustus, siis kaskokindlustuse raames autoabi korras siis toimetatakse reisijad ka Eesti piirest reisi sihtpunkti, et reis pooleli ei jää. Seda kõike ka ainult siis, kui kliendil on valitud meie kasko, et liikluskindlustuse raames aidatakse siis vormistada liiklusõnnetus ning siis toimetatakse kannatanu sõiduka remondiettevõttesse, aga kui sellega kaasnevad mõned muud kulud, näiteks põhjustajal, kellel on siis meie liikluskindlustus, sõiduk edasi liikumisvõimeline ei ole ja kaskot valitud ei ole, siis saab ta meilt küll täiendava tasu eest selle puksiiri tellida, aga need kulud tuleb tal endal katta kõik. Nii et jaanipäeval ikkagi ettevaatlik peab olema ja see asi võib kõik venima hakata? No mitte ainult jaanipäeval, vaid kogu aeg tuleb ettevaatlik olla, aga erilist tähelepanu tuleks just pöörata jaanipäeval liiklemisele sest jaanipäev kahjuks on selline aeg, kus need joobes johid liiguvad ka natukene rohkem kui muudel tähtpäevadel ja see võib kõik teha inimese jaoks olukorra lõpuks päris raskeks.